Järjest rohkem on meie käest küsitud erinevaid tootearenduse valdkonnaga seotud teemasid ja hetkel ongi see kujunenud meie üks selliseks põhiliseks tegevussuunaks, ehk siis hõlmab kõike alates joonise tegemisest, mudeli tegemisest kuni siis valmis toote või prototüübi ehitamiseni välja. Ja protsessis me kasutame kõiki meie masinsaalis olevaid seadmeid ja aitame siis selle esimese toote valmis ehitada. Ja kui on vaja midagi täpsustada, lisada, saame seda jooksvalt või siis kui on toode juba valmis. Et meil on nii kohalikke partnereid, hetkel teeme aktiivselt koostööd ühe Rootsi disaineriga, kellele siis alustasime kõigepealt magamistoa ja elutoa lampide valmistamist vineerist ja hetkel on asjad liikunud nii kaugele, et juba ka lauad ja toolid on tootmisprotsessis sees. Käivad õpilasfirmad, kellele aitame siis sellist esmast tegevust ja juhiseid ette anda just puidu ja puitmaterjali kasutamisel. Tootearendusprotsess saab alguse ideest. Ideest saab visand, visandist joonestame mudeli arvutisse, mis vastab siis meie masinasaali seadmetele, millega saame siis selle prototüübi, idee, toote lõpuks valmis teha. Minu käes on valmis toode. Sellele eelnes väga mitmeid prototüüpe, mille käigus siis oli palju komistuskive, mis tuli lahendada. Üks näide on vineeri painduvus. Kuidas see saavutada nii, et sellel oleks ka garantii, mis meie poolt välja läheb. Vineeri perforeerimine on üldiselt täitsa tavaline tegu, aga see ei taga sellele eluaegse käimise. Selle lahenduseks leidsime, et liimides ja nahk, mis hoiaks seda monoliitsena ja tugevana. Ka lihtsa taburetiga võime teha keerulist tootearendust, kui sa tahad saada midagi unikaalset. Kõige keerulisem tootearendus sellise tabureti plaadiga on siis viimistlus, et saada selline lõpptulemus, nagu on saavutatud. Lisaks on graveeritud otspinda logo, et sellise logo graveerimine otspinda, servpinda ümmargusele detailile ei ole üldse kerge. See on tehtud laserpingis tähehaaval. Seda tabureti plaati on ümber oma telje keerutatud täpselt iga tähe tsentrisse. Ja iga tähe haaval on see logo kokku saadud. Ja siinkohal tahangi kutsuda kõiki ettevõtjaid, õpilasfirmasid, huvilisi Võrumaa Kutsehariduskeskuse struktuuriüksusesse Center, et arendada ja välja töötada erinevaid huvitavaid projekte, pakkuda välja ideid, et meil on olemas korralik meeskond selleks, kes siis nõu ja jõuga teid aidata saavad.